Minu ja kaitseministri juhised Iisraeli kaitsejõududele on selged ega ole muutunud. Meie võitlejatel Lõuna-Liibanonis on vabadus tegutseda, et nurjata kõik ohud nende või põhjaelanike vastu. Iisraeli kaitsejõududel ei ole selle suhtes mingeid piiranguid. Ma toetan meid. Kogu rahvas toetab neid ja ma olen kindlalt veendunud, et me jääme Lõuna-Liibanoni turvatsooni nii kauaks, kui on vaja, et kaitsta põhjaelanike kodanikke. Netanyahu kinnitas, et Iisrael ei lahku Lõuna-Liibanonist seni, kuni oht püsib. Ja sõnum tuli ajal, mil Iraan nõustus surve all läbirääkimiste laua taha naasma tuumainspektsioonid kokkuleppe keskmes. Ja Hormuzi väin taas otsustava tegurina. Liikumine toimus sel esmaspäeval 22. juunil 2026 pärast kõnelusi Burgenstockis, Šveitsis, kus Donald Trumpi meeskond eesotsas J.D. Vance'iga pidas läbirääkimisi Iraani esindajatega Katari ja Pakistani vahendusel. Teherani režiim püüdis pärast mitmekuulist kurnatust jõudu koguda, kuid sattus lõpuks teele, mis soodustab seda, mida Iisrael on juba ammu nõudnud. Range järelevalve tuumaprogrammi üle, kontroll külmutatud raha üle ja surve, et takistada Hezbollahal kasutada Liibanoni baasina rünnakuteks Iisraeli põhjaosa elanike vastu. Netanyahu vastas nii, nagu tema toetajad ootasid. Iisrael aktsepteerib Trumpi diplomaatilist lähenemist, kuid ei anna oma julgeolekut ühegi rahvusvahelise komitee kätesse. Iisraeli kaitsejõududel on vabadus tegutseda otseste või tekkivate ohtude vastu Lõuna-Liibanonis ning turvatsoon jääb püsima nii kauaks, kui vaja. Kas Iraan andis järele nõrkuse, kaalutluse või uute tagajärgede hirmu tõttu? Mida nägi Netanyahu selles kokkuleppes, mis pani teda hoidma vägesid Liibanonis? Kuidas Trump survestas Teherani ilma, et ta oleks võtnud Iisraelilt õiguse end kaitsta? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Netanyahu tegi selgeks, et tema ja Iisraeli kaitseministri Katsi käsk pole muutunud. Iisraeli vägedel Lõuna-Liibanonis on täielik vabadus nurjata kõik ohud sõdurite ja põhjaelanike vastu. Otsus tehti Iisraelis. Tähelepanu oli suunatud otse Liibanoni piirile, sest Hezbollah on endiselt Iraani peamine tööriist selles piirkonnas. Netanyahu jaoks ei ole tõelist rahu, kui rühmitus saaks end ümber korraldada, tunneleid taastada, relvi peita, raketilaskeseadmeid lähemale tuua ja taas survestada Iisraeli perekondi, kes on juba liiga kaua elanud pidevas ohus. Netanyahu poliitiline võit ilmneb just selles punktis. See kokkulepe ei sündinud usaldusest Iraani vastu. See sündis surve tõttu. Teheran asus läbirääkimistesse pärast sõjalise mõju vähenemist, isoleeritust, majanduslikku kurnatust ning olukorda, kus Hormuzi väinast sai probleem, mis võis plahvatada režiimi enda vastu. Trump astus samuti läbirääkimiste keskmesse, väites, et kõik teavad, et Iraan nõustub põhjalike relvainspektsioonidega, et tagada tuumategevuse ausus pikaks ajaks. See lause muutus poliitiliseks relvaks, et näidata, et Ameerika surve ei jäänud tulemusteta. Režiim, mis varem inspektsioonidele vastu seisis, näib nüüd olevat sunnitud rahvusvahelist järelevalvet aktsepteerima. Netanyahu on aastaid hoiatanud, et Iraani tuumaprogramm on eksistentsiaalne oht. Nüüd seab leping ise inspektsioonid, rikastatud materjali ja tuumakontrolli peamiseks teemaks. Iisraeli president ütleb, et Iisrael väärib rahu ja vaikust ja et see on kõik, mida rahvas palub. Sellel sõnavõtul on kaal, sest see võtab kokku Iisraeli põhjaosa, Gaza ja Iraani ähvarduse draama ilma liialdusteta. Iraanist, Liibanoni ja Gazani püüavad Iisraeli vaenlased end uuesti üles ehitada ja relvastuda. See on Jeruusalemma peamine süüdistus. See pole ainult paberil sõlmitud kokkulepe. Iisraellaste hirm on, et iga paus annab vaenlasele aega relvade ostmiseks, juhtimise ümberkorraldamiseks ja järgmise rünnaku ettevalmistamiseks. Israel Katz oli veelgi otsekohesem. Kaitseminister kinnitas, et Iisraeli kaitsejõududel on täielik vabadus tegutseda otsustavalt iga ohu vastu. Tsiviilisikute ja Iisraeli vägede turvalisus on üle kõigist muudest kaalutlustest. IDF-i komandantidel ja võitlejatel on peaministri, minu ja IDF-i juhtkonna täielik toetus.
ja täielik tegutsemisvabadus, et tegutseda otsustavalt iga ohu vastu Lõuna-Liibanonis, Gaza sektoris ja kõikjal, kus on vaja kaitsta Iisraeli riiki. Meie võitlejad ja komandandid tegutsevad vapralt, kõrvaldades ohte ning kaitstes põhja- ja lõunaosa elanikke ning kõiki Iisraeli kodanikke. Iisraeli kaitsejõud jäävad turvatsooni Liibanonis, et kaitsta põhjaosas asuvaid kogukondi, neutraliseerida ohte ja hävitada terroristlikku infrastruktuuri. See kõne seob diplomaatilise kokkuleppe sõjalise reaalsusega. Kui Vance räägib lõpliku kokkuleppe alusest, hoiab Iisrael vägesid, droone, luuret ja valmisolekut koha peal. Diplomatia toimub Šveitsis laua taga, kuid Iisraeli julgeolek otsustatakse endiselt Lõuna-Liibanoni küngastel ja külades. Suurim pingekoht seisneb selles, et läbirääkimised Iraaniga puudutavad ka Liibanoni. Režiim soovib kasutada Liibanoni rindejoont läbirääkimistes vahetuskaubana. Soovitakse vähendada survet Hezbollah'le ja suruda Iisrael välja turvatsoonist. Netanyahu ei langenud sellesse lõksu. Tegelikult ütleb ta, et ükski Washingtoni, Teherani ja vahendajate vaheline kokkulepe ei suuda takistada Iisraeli tegutsemast, kui Hezbollah peaks uuesti ähvardama. Ben-Gvir sekkus kriisi veelgi karmima seisukohaga. Iisraeli riikliku julgeolekuminister kritiseeris ideed alluda rahvusvahelisele survele. Ta väitis, et vastuseks peaks olema rünnak Beirutile, kui Liibanon lubab oma territooriumi jätkuvalt kasutada terrorismibaasina Iisraeli vastu. See avaldus oli karm ja tekitas vastukaja, kuid väljendab Iisraeli valitsuse seda osa, mis ei usu relvarahu võimalikkusesse, kui Hezbollahil on endiselt relvastatud struktuur. Ben-Gviri jaoks on Iisraeli kodanike elu tähtsam kui ükskõik milline võimukalkulatsioon. Ben-Gviri avaldus näitab ka sisemist survet Netanyahule. Isegi kui Trump vahendab kokkulepet, soovib osa Iisraeli paremtiivast jõulisemat tegutsemist. Ben-Gviri ütles, et Iisrael hindab Ameerika sõpru ja armastab Trumpi, kuid lõplik vastutus Iisraeli julgeoleku eest lasub Iisraelil endal. See lause on oluline, sest see määratleb Jeruusalemma ja Washingtoni vahelise suhte. Trump võib läbi rääkida, Vance võib korraldada, Katar ja Pakistan võivad vahendada, kuid kui piiril tekib viga, maksab selle hinna Iisraeli elanik, kes elab Liibanoni lähedal. Netanyahu püüab seda võrrandit tasakaalustada. Ta ei katkesta suhteid Trumpiga, sest Ameerika surve aitas sundida Iraani kontrollidele ja kohustustele. Samal ajal ei anna ta piirijuhtimist ära pelgalt Iraani lubaduse eest. See ongi see võit, mis mängulaual välja paistab. Iisrael saab Liibanonis sõjalise vabaduse ning näeb, kuidas režiim on nõus arutama teemasid, mida varem peeti vastuvõetamatuks peale surumiseks. Uudistes mainitud 14-punktiline ettepanek räägib kohustusest mitte arendada tuumarelvi ning rikastatud materjali saatuse lahendamisest rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri järelevalve all. Tavainimese jaoks tähendab see, et Iraani tuumaprogramm ei ole enam ainult lubadus rahumeelseks kasutamiseks, vaid hakkab seisma silmitsi konkreetsema järelevalvega. Netanyahu jaoks on see alati olnud keskne küsimus. Režiim võib küll ilusaid sõnu teha, kuid ilma tugeva kontrollita usaldust ei teki. Iraan püüab eitada, et oleks alla andnud. Teheran väidab tavaliselt, et nende tuumaprogramm on rahumeelne ja et nende otsused käivad läbi režiimi riikliku julgeoleku nõukogu. Aga poliitiline reaalsus on palju külmem. See, kes lubab inspektorid sisse pärast vastupanu, kes kaupleb külmutatud varadega pärast sanktsioone ja kes püüab kaasata Liibanoni läbirääkimistesse, teeb seda surve tõttu. Režiim taganeb ainult siis, kui tajub tegelikke tagajärgi. Khalibafi kohalolek läbirääkimistel näitab surve suurust. See ei ole mingi väike tagatubade jutt. See on Iraani parlamendi esimees, kes liigub piirkondliku kriisi ajal, et arutada koostööd Omaaniga ühe maailma tähtsaima meretee üle. Samal ajal hoidis Iisrael oma fookust, takistada igasuguse lünga ärakasutamist Hezbollah uuesti relvastamiseks. Liibanonist sai selle kokkuleppe kõige vahetum proovikivi. Kui Hezbollah annab järele, võib turvatsoon vähendada riski Iisraeli põhjaosas. Kui Hezbollah üritab uuesti relvastuda või rünnata, on Netanyahu juba loa andnud. Iisraeli kaitsevägi tegutseb.
just seda selgust nõuab Iisraeli parem tiib valitsuselt. Ei mingit ootamist uue trauma tekkimiseni, et siis reageerida. Ei mingit usaldust dokumentide vastu, kui vaenlane rajab infrastruktuuri otse piiri äärde. Trump tuli sellest voorust välja, püüdes näidata, et suutis saavutada midagi, mida varasemad valitsused ei suutnud. Panna Iraani läbirääkimistesse, kus nafta, külmutatud varad, Hormuzi väin ja tuumainspektsioonid on kõik ühes paketis. Nüüd peab Iraani režiim tõestama praktikas seda, mida ta laua taga lubab. Ta peab nõustuma tegelike inspektsioonidega ja lõpetama Liibanoni kasutamise oma sõja laiendusena Iisraeli vastu. Netanyahu on juba oma poole valinud. Leping kehtib ainult siis, kui sellega kaasneb julgeolek. Ilma julgeolekuta tegutseb Iisrael. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Vajuta sellele videole meeldib, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.